Tere tulemast kuulama Eesti parimat pärimusmuusikaraadiot. Mina olen Elerin ning tänaseks teemaks on Eesti pärimusmuusika koosseisude populaarsemaid lood, mida on kuulatud nii Spotify's kui ka YouTube'is üle kogu maailma. Lisaks ei saa mainimata jätta ka põnevaid fakte koosseisude kohta ning muidugi ei puudu ka minupoolne arvamus esitatud loost, mille põhjal koostan siis isikliku edetabeli hinnates lugusid 10 palli süsteemis. Aga mis seal ikka, hakkame siis pihta. Esimesena panen peale Trad Attacki loo nimega Kuukene. Kuukene, kullakene, armas saadäkene, võta minu hindale, saas mu kihe kinnes ja omat jaksas. Kuukene, kullakene, armas saadäkene, võta minu hindale, saas mu kihe kinnes ja omat jaksas. Kuukene, kullakene, armas saadäkene, võta minu hindale, saas mu kihe kinnes ja omat jaksas. Kullakene, armas saadäkene, võta minu hindale, saas mu kihe kinnes ja omat jaksad. Ja just kõlas Eesti Trad pop-rock-muusika ansambel nimega Trad Attack. Selle ansambli moodustavad Sandra Vabarna, kes mängib torupilli, parmupilli, erinevaid vilesid ja laulab. Jalmar Vabarna on kitarril, samuti laulab ning Tõnu Tubli on siis peamiselt löökpillidel. Ja muidugi ka tema laulab. Loole Kuukene on YouTube'is 633 000 vaatamist ning see avaldati 7 aasta eest. Ja fun fact, ansambel on esinenud 37 riigis üle maailma. Ja loos siis nii palju, et minule endal isiklikult väga meeldis see lugu, et kes ei ole veel YouTube'is selle videot näinud, siis ma tõesti soovitan minna seda vaatama, sest see video on ka väga eriliselt üles ehitatud. Ning tegemist on ju kindlasti väga erilise koosseisuga Eestis. Sellele erilisele loole annan mina omalt poolt 5 punkti. Järgmisena lasen ma teile oopust loo nimega Sokumäng. Ma ei tea, kuidas teiega oli, aga mina näiteks kuulisin seda lugu täiesti esimest korda. Tegemist oli siis Eesti audiovisuaalse folktroonika ansambliga, kes alustas oma tegevust 2017. aastal. Ansambli liikmed on Mari Meentalu, Johannes Ahun, Aleksander Sprohkis ja Kertu Kuusla. Ansambli esinemiste puhul on tähelepanuväärne see, et muusikud kui ka visuaalkunstnik paiknevad alati publiku ala keskel. Ning vaatamisi sellel lool YouTube'is on 4444. Päris ilus number. Mina omalt poolt siis sellele loole annan 2 punkti ning liigume siis järgmise juurde edasi. Vahmen vaesed öösed orjad on ne vaesed öösed.
Äsja kõlanud lugu kandis pealkirja Öised orjad, mida esitas siis Regirock ansambel Oort, kes on tegutsenud aastast 1996. Varasemalt on nad kandnud nimesid SAS-projekt ja Sammal Laeng. Vaatame siis sellel lool YouTube'is on 149 000. Ja kes veel ei teadnud, siis esimene videoklipp Öised orjad on filmitud Viljandi Kultuuriakadeemia Mustas saalis. Mina isiklikult annan sellele loole 4 punkti, kuna olen ise ka peamiselt roki peal üles kasvanud. Aga liigume edasi. Usun, et järgmine lugu ei vaja tutvustamist. Antud loo puhul on kindlasti inimesi, kes ei liigitaks seda võib-olla pärimusmuusika alla, sest tegelikult on tegemist Eesti folk metal ansambliga. Ja siit ta tuleb, head kuulamist! Tegemist oli siis Metsatölluga ja loo nimeks Oma laulu ei leia ma üles. Vaatamiste arv YouTube'is on lausa 2,1 miljonit, mis on päris muljetavaldav. Paljude nende laulude sõnad on inspireeritud eestlaste muistsetest vabadusvõistlustest ning ansambli nimi on vana eufemism sõnast hunt ning hulk Metsatöllu laule on tihedalt seotud hundi kujuga. Ja kuna tegemist on nii legendaarse looga, siis mina omalt poolt annan sellele loole 6 punkti. Ja liigume edasi. Järgmisena kõlab Torupilli Jussi 21. lugu Viljandi pärimusmuusika festivalil 2014. Äsja kõlas siis Torupilli Jussi trio, mille koosseisus on Eeva Talsi, Karoliina Kreintaal ning Kätlin Mägi. Eeva ning Karoliina mängivad viiulit ja hiiukannelt ning muidugi ka laulavad. Ja Kätlin Mägi mängib siis torupilli, parmupilli, laulab ning valdab ka erinevaid vilepille ning juhuslikult on meie kooli õppejõud. Seda laulu kuulates tekkis mul selline hästi värvikas ja elava olek. Mul hakkas automaatselt kujutlusvõime tööle, kui laheda video võiks sellele loole teha ning seetõttu annan praegu sellele loole 3 punkti, sest et sellele sobiks ideaalselt juurde mingi elav ja värvikas muusikavideo. Nii et kui see video on tehtud, siis 10 punkti on vabalt teie omad. Sellel lool on YouTube'is 11 843 vaatamist, mis on ka päris muljetavaldav. Järgmisena Meelike Hainsoo ja Vägilased. Kullakutse. Läksin juuksed kammima, kamse kukkus merre, merest tõusis kullast mees, ütles ole terve, tahtis anda suisa suud, kaela kullast raha, küsis kaasaks kindlasti, tulla talle tahan, lubas ainult kätel mind kogu elu kanda, vikerkaare otsa alt paranduse anda, mina talle vastasin, enne hüppan vette, kui et kulla pükkesse, annan ennast kätte, üles alla juuksed
tagasi. Seda lugu kuulates mulle meenusid kas need laulupeo ajad või koori ajad, kui kunagi põhikooliga ikka sai käidud. Et siiamaani on see lugu peas ning seetõttu annan sellele loole 7 punkti. Et väga toredad mälestused meenusid sellega. Antud lool on siis YouTube'is 66 415 vaatamist. Ansambel Vägilased tegutsesid aastatel 2000–2011 ning alustas oma tegevust Viljandi Kultuuriakadeemia kursuse ansamblina ja andis oma viimase kontserdi Viljandi pärimusmuusikafestivalil. Enamiku Vägilaste repertuaarist moodustasid kaasajastatud regilaulud, laulumängud ja tantsulood. Järgmisena läheb peale Mando Trio ja Rifarika loo nimega Hakkame mehed minema. Piibud põlema ja pistame piibud põlema ja 10 küla küüdema ja 10 küla küüdema ja saada sauna suitsema ja saada sauna suitsema ja 1000 tuuba tolmama ja 1000 tuuba tolmama. Äsja kõlanud loo on kokku pannud 2 toredat koosseisu, Mando Trio ja Rifarika. Mando Trio on Eesti pärimus- ja instrumentaalmuusika ansambel, mille liikmed on Hans-Mihkel Vares, Tanel Sakrits ja Kristjan Kuusmik, kes kõik siis mängivad mandoliini ja laulavad. Lisaks mandoliinidele kasutab ansambel pillidena rütmikasti ja oktaaverit. Rifarika on sündinud aga 2016. aastal, kus Kristjan Priks ja Kulno Malva ühendasid jõud, et teha koos jõulist ja mehist folki, ammutades inspiratsiooni sajandi tagustest regilauludest. Antud lool on YouTube'is 3420 vaatamist ning järjekordselt soovitan ka videot vaadata, kes ei ole näinud. Lugu on avaldatud 2019. aastal ning omalt poolt annan sellele loole 9 punkti. Järgmisena aga Duo Ruut, Tuulesõnad. Mis sina puhud põhjatuli, mis sina puhud põhjatuli, idatuuli, eruteled idatuuli, eruteled kagutuuli, karuteled kagutuuli, karuteled lõunatuuli, eruteled lõunatuuli, eruteled edeltuuli, eruteled edeltuuli, eruteled laustuuli, längüteled laustuuli, längüteled veskaari, vereteled veskaari, vereteled luestuuli, loiguteled luestuuli, loiguteled Duo Ruut on Eesti pärimusmuusika ansambel, mille liikmeteks on Katariina Kivi ja Ann-Lisett Rebane. Ansambel asutati 2015. aastal ning esitab pärimusmuusika töötlusest koosnevat muusikat lauldes ja kahekesi üht rahvakannelt mängides, mis asetseb siis 2 liikme vahel lava peal. Ansambli liikmed on loomingut kommenteerides öelnud, et nad ei tee päris autentset pärimusmuusikat ja seepärast võib lugudest leida aspekte ka muudest žanritest, kuid proovivad lugudes siiski hoida omal kohal pärimusmuusika ehtsat tuuma. Antud lool on YouTube'is 55 509 vaatamist ja omalt poolt annan sellele loole 10 punkti, sest minu meelest on tegemist väga erilise koosseisu kui ka looga.
Järgmisena setod, kergutamine. Näiokesedi noorekese kees kergolõ, kees kergo jalalõ, kergo jalgatski, latse päälahki. Noorekesedi nõrgakese kees kergolõ, kees kergo jalalõ, kergo jalgatski, latse päälahki. Korrakiti kokoks kolme tinga kees kergolõ, kees kergo jalalõ, kergo jalgatski, latse päälahki. Visakiti välja viie tinga kees kergolõ, kees kergo jalalõ, kergo jalgatski, latse päälahki. Setod on 5 Setumaalt pärit Setu noormeest koosnev Eesti pärimusmuusika ja folkrock ansambel, mis alustas oma loomingulist tegevust 2003. aastal. 2009. aastal said nad Eesti muusikaauhindade jagamisel aasta etno folk artisti auhinna ning Ando Kiviberg on ansamblit kirjeldades öelnud, et setod on noored nägusad poisid, kes mõjuvad peavoolutajate kõrval tänu eriomasele kultuuritaustale eksootilistena. Lisaks lavaline sarm, järjest paranev pillimänguoskus ning maitsekad, nutikad ja vägised rahvalaulude, pillilugude, traadised seaded, mis tekitavad pärimusmuusika võõramaski kuulajas põnevust ja ka äratundmist. Kindlasti on setod oma eeskujuga inspireerivad ning seega ülioluline pärimusmuusikale tähelepanu tõmbaja. Ning seega annan ka mina neile 8 punkti. Antud lool on YouTube'is 201 530 vaatamist. Viimaseks looks aga Etnosfäär, Setu hällilaul. Latsekõista magama, marjakõista magama, tudimaa tuvikõista. Tule uni uksest sisse, astu uni aknast sisse. Tule lapse silme sisse, tšu-tšu-lu-lu magama. Kasulatsi karjusest, vinne vitsa võtijast, tšu-tšu-lu-lu magama. Etnosfäär on Eesti folk-troonika trio, mis koosneb Kati Kotsist, juba vabandused ette ära, kui ma ta nime valesti hääldasin, igatahes tema laulab ja on klahvpillidel, lisaks mängib ka toru ja vilepilli. Kaarel Kuus on klahvpillidel ning tegeleb live-elektroonikaga ning Karl-Markus Kohv on trummidel. Ansambel alustas tegevust 2016. aastal ning esimest korda astus siis üles Põlvamaal Mooste mõisas ning on ka esinenud Viljandi pärimusmuusikafestivalil. Antud lool on siis YouTube'is 7051 vaatamist ja mina omalt poolt annaksin sellele loole taaskord 10 punkti, sellepärast seda kuulates mul tulid külmavärinad peale. See oli minu jaoks väga eriline ja sügav, et sellist asja juba iga päev ei kuule. Ja see oligi meie viimane lugu, mis tähendab seda, et ongi aeg kokku võtta meie saade kui ka edetabel. Viimasel kohal ehk siis 10. kohal 2 punktiga Opus Sokumäng. 9. kohal Torupilli Jussi trio, 21. lugu. 8. koht Oort Öised orjad. 7. kohal Träädet Täkk Kuukene. 6. koht Metsatöll Oma laulu ei leia ma üles. 5. koht Vägilased ja Meelika Hainsoo Kullakutse. 4. koht Setod Kergutamine. 3. koht Rifa Rico Mando trio Hakkame mehed minema ning 2. koht Etnosfäär Setu hällilaul ja 1. kohal Duo Ruut Tuule sõnad. Ja lõpetuseks tahan teile Eesti muusikamaastikule veidi särtsu ja indu juurde anda ning lõpetan selle toreda saate
ühe oma tõelise lemmikuga, mis kusjuures on remix ühest loost, mis juba enne kõlas ning sai edetabelis üllatus-üllatus esimese koha. Nimelt on Duo Ruudu loole teinud remixi Eesti artist ning selle loo nimeks on Duo Ruut, tuulte sõnad, nöpp versioon. Ja nimelt tahangi sellega öelda teile ja näidata, kuhu meie pärimusmuusika kalduvustega lood võivad edasi jõuda. Mina omalt poolt soovin teile mõnusat olemist ja nautige. Elagu muusika! Tuuli, loikutele